Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Minu külaline on pärnakas, kes on aastaid pühendunud köögile ja toidu valmistamisele. Ta on olnud peakokk mitmetes Eesti restoranides, nagu Amende Villa, restoran Raimond, Pärnu Rannahotelli restoran. Muuhulgas on mu saatekülaline töötanud maailma kuulsa telekoka Gordon Ramsay restoranis ning ka maailma parimaks restoraniks valitud Nooma restoranis. Ma võin öelda, et tema kätes saavad lihtsatest toorainetest tõelised toidunaudingud. Tema loomingus kohtuvad traditsioon ja innovatsioon. Tema menüüd kannavad edasi lugusid loodusest, hooajast ja siirast armastusest toidu vastu. Lisaks restoranidele on ta loonud ruumi uutele maitseelamustele. Nimelt suvel rändab tema gurmeetoit ringi foodtruckina. Otsige kindlasti üles toidutiimi foodtruck. Ja see ei ole kõik. Lisaks toidutegemisoskusele on ta kirjutanud raamatu Köögi kurat. Ma võiks veel jätkata, aga tere tulemast, Erki Ruubel. Tervist. Tead, su see iseloomustus, kui ma seda kirjutasin, tegelikult ma oleks võinud seda veel jätkata. Kas midagi jäi ütlemata? Ei, ma arvan, et kõik see öeldud. Et ma nüüd seda, 15 aastat on seda Gordon Ramsayt ja Noomat nagu hästi palju rõhutud, et ma olen seal igalt poolt nagu nüüd hakanud ise välja, et ma olen muidu see läheb nagu liiga pikaks. Aga kuidas sa välismaale üldse tööle sattusid? Siis oli ju Masu esimene, siis... See oli 2008 aasta. 2009, midagi sinna kanti, ma peast täpselt ei mäletagi. Ja läksin Londonis tööle, töötasin ühes restoranis ja siis läksin ja koputasin Gordon Ramsay restorani ukse peale. Siis kutsuti kõigepealt praktikale ja siis käisid praktikale, tõestasid ennast ja nii see elu seal läks. No. Kas välismaa köögis on tõesti nii hull, nagu me filmidest või seriaalidest näeme? Hullem. On hullem? Ütleme niimoodi, et tegelikult ma arvan, et tänapäeval, tegelikult on nüüd ikkagi 15 aastat taguse ajaga nagu selles suhtes, et täna on ikka asi palju pehmemaks läinud, et kokkasin on lihtsalt niivõrd väheks jäänud. Eriti siukse tasemel töötajaid, et täna on palju pehmem kindlasti, aga siis oli, ütleks, et analoogne, mida ikkagi telekast me näeme. Oskad sa mingid näiteid tuua? Ma ei tahaks nüüd näiteid tuua. Aga ise said ka kogeda seda? Ikka muidugi, et ütleme niimoodi, et Gordon Ramsay juures oli hästi palju karjumist ja sükest, Nomas oli pigem sükest füüsilist vägivalda ka hästi palju nagu selles suhtes, et mööda minnes käsi jäi sul 200 kraadis ukse vahele ahjuks. Nii juhuslikult. Nii juhuslikult kellegi teise koka poolt, kui sa liiga aeglan olid või mingitest asjast aru ei saanud. Aga see ei olnud päris su kokatee alguses, on ju? Miks sa üldse otsustasid kokaks õppida? See on huvitav, sest et ega mul see põhikoolis nagu hästi ei läinud ja siis ma mõtlesin, et mitte üks asi mind ei huvitanud. Siis ma mõtlesin, et ma ei teagi, mida ma teha tahan nagu, aga kokaks sellepärast, et ainukene inspiratsioon oli sellepärast, et ma lootsin, et see on hästi palju naisi. Hästi palju ilusad klassidasid, sest see on ju naiste töö ja naiste eriala ju nagu. Ja siis ma läksin sinna ja vaatasin, et kas ma olen mingi autoremondi luksepa klassi läinud või et kõik on tüübid põhimõtteliselt. Siis mõtlesin, okei, epic fail nagu. Aga ütleme niimoodi, et sa õppisid, mis aastal sa õppisid seda? 2003 läksin ja 3,5 aastat too aeg õpiti, ehk siis 2007 veebruaris lõpetasin. Nii et välismaa õpingud olid suhteliselt siis alguses? Jah, selles suhtes ma olin 1,5 aastat Eestis töötasin ja siis tuli kohe London otsa ja siis tuli Kopenhagen põhimõtteliselt kohe otsa. Aga ma tean, et sa praegu sul on oma food truck ja sa ka õpetad. Absoluutselt, jah. Pärnumaa kutsehariduskeskuses ma ikkagi õpetan kokkasid ka. Küll hetkel mitte täiskoormusega, sest need tegemisi on nagu nii palju, et ja ütleme nii, et mõni aasta ma tahtsin natukene nagu taastuda ka sellest restorani elust nagu. Et sükse, osakoormusega võtsin õpetamist ka, aga nüüd ma juba õpetan tegelikult 7 aastat. Et esimesed 3 ma tegin seda peakoka töö kõrvalt. Aga kuidas tänapäeva noored suhtuvad kokkamisse ja toitu ja toorainesse? Sõltub, hästi palju sõltub õpilasest. Nagu. On mõned, kes on nagu tulnud lihtsalt midagi õppima, kes tegelikult nagu väga ei huvitu asjadest, aga on ka siuksed visiooniga õpilasi, kes on nagu otsustanud, et ma sain 7. või 8. klassis, et minust saab kokk nagu, et need jaotuvad nagu ei ole sellist ühtset, kuidas öelda siis, visiooni õpilasest nagu, et nii palju kui on ühiskonnas isiksusi, nii palju on ka erinevaid õpilasi meil.
Aga mida sa õpetad siis seal täpsemalt? Kuidas sa esmakursuseliselt? Esmakursusis ma õpetan vähe, pigem midagi me kohtume, aga pigem vähe, pigem teist ja kolmandat, et riiklikuks kokaeksamiks valmistan 3. kursust ette ja kuna meil on õpperestoran, siis ma nii-öelda annan restoranitunde ehk siis nagu haldan väikest koolirestorani. Sa saad võib-olla endale ka niisuguse järeltulijaid võtta, kui sul on abi vaja kuskile, sest kokkadest on minust alati puudus. Või on see muutunud? Ei, kindlasti see puudus minust aina süveneb iga päevaga nagu, et eks majandusele raske ja eks ettevõtjatele raske ja siis selles valdkonnas ka kokad ei taha tihti olla, et kunagi üks Eesti kuulus kokk ütles mulle, et kui te tahate teada, kuidas restoranidel läheb, siis vaadake ehitussektorit. Kui ehitussektoril läheb hästi, siis läheb kokkadel ka hästi. Ehk ehitussektor on kõige suurema tööampluaga sektor Eestis, et järelikult kui seal raha liigub, siis see liigub ka mujale sektorisse edasi. See on väga hea soovitus. Aga mis on tänapäeva peakoka üks väljakutseid? Et ma tean, et ma ei tea, allergiad on hästi palju, kõik sellised asjad on pilti tulnud, aga mis on sinu kui peakoka suurim väljakutse? Täna ütleme, ma ei peaks enam nii väga peakokaks ennast, aga okei. No ikka, ütleme nii, et ikka oled. Täna on ju kõik on toidukriitikud nagu selles suhtes, et sotsiaalmeedial võib olla nagu hea nii-öelda mõju, aga võib ka väga halb mõju olla nagu selles suhtes, et kõik on suured toidukriitikud, kõigil on oma arvamus toidust, arvamus asjadest, millest nad ei tea nagu pahatihti mitte midagi. Ehk siis see on nagu kõige keerulisem väljakutse peakokaks olemise juures täna, ma arvan. Et erinevate kommentaaridega ka vist võib-olla... Kommentaaridega sa saad isegi hakkama nagu, aga nagu selles suhtes, et ma toon eheda näite, et kui ma töötasin veel restoranis, see täpselt peale Covidit, sest siis tekkis kõige raskem klientuur üldse. Inimesed istusid kinni ära, sõid kodus seda, mida nad tahtsid, tulid restorani, tegid uue menüü, aga ma ei taha seda, ma ei taha 3., ma ei taha 4. Ja siis sa teed nagu 5 sekundiga põhimõtteliselt mingi uue toidu, mis talle peaks nagu meeldima, sööb ära ja siis ütleb, tegelikult see ei olnud päris see nagu. Et ilmselgelt 5 sekundiga ei olegi võimalik päris seda nagu luua, et sa võtsid 6 komponendist 5 välja, mis sul ei sobinud nagu selles suhtes, et see on nagu hästi, hästi keeruline ja ma näen, et see mingil määral nagu süveneb, aga samas ma näen ka kokkasid ja restorane, kes ütlevad nagu, et nad on nagu erisuste vastased nagu selles suhtes, et on kohe oma kodulehel menüüdesse kirja pandud, et vabandust väga, aga me ei arvesta erisusi. Oled sa vahest midagi teravaid sõnu ka öelnud, kui midagi ei lähe ikkagi sinu põhimõtetega kokku? Eks need ikka ole olnud, selles nagu igas valdkonnas, et ütleme niimoodi siis, et Harvardi ülikooli siis nii-öelda uuring tehti ka, et andekad inimesed või siis loomingu inimesed pidavad ropendama nagu rohkem. Ehk siis ropendamist nüüd küll hinnatakse nagu madala intelligentsi tasemega tegelikult, aga see tuleneb sellest, et kui entusiastlikult sa tegelikult oma ala teed. Et kas sa oled kunstnik, muusik, kokk, mis iganes nagu, et kui kiiresti sa nagu punasesse jooksed ise nagu. Ma mõistan täiesti. Aga ma tahtsin öelda, sa oled töötanud kokana ja peakokana päris mitmeid aastaid. Räägi, kuidas on su tervisele mõjunud? Nagu iga ekstreemne väljakutsena, selles suhtes ma ütleme niimoodi, ma olin siuke kokk, kes tegi ikka nagu hingega süüa, et ma tegin nagu, andsin kõik või mitte midagi, et eks ta ikka on oma jälje nagu jätnud, et küll selg vahest valutab ja mis on küll positiivne, mis paljudel kokkadel ei ole, et mul nagu tegelikult jalad on korras nagu selles suhtes, peale neid 400 tunniseid kuid ja asju, et selles suhtes on nagu okei, aga ma ei tea, et ma arvan, et väga palju on peas kinni, väga palju, et kui sa endale kogu aeg sisendadki, et sul ongi halb ja sul on igalt poolt valus ja nagu kõik asjad, siis see on nagu ettekääne mitte teha asju võib-olla, ma ei tea. On sul mingid tõsisemaid muresid ka olnud tervisega? Ikka on jah, et mul tegelikult on 2 seljadiski väljas, mis nagu pööraselt tegid nagu valu, nüüd viimased 2 aastat on paremaks läinud, aga see on põhimõtteliselt sundasenditest ja püsti seismisest ja siukestest asjadest. Mikroinfarkt oli 9 aastat tagasi ületöötamise tagajärjel. Eelmine aasta mul oli oht, et mul on söögitoru kasvaja. Ma nagu kõik sees kõrvetas ja valutas, ei saanud süüa, mõtlesin kaalust kõvasti alla ja siis käisin arstide juures, arstid ei saanud millestki aru ja pärast tuli välja, et mul söögitorus oli seeninfektsioon. Ehk millest see tuli, ma küsisin see arsti käest, ega otseselt ei osanud vastata, aga ta ütles, et stress, ebaregulaarne toitumine ja aastate vältel kõik siuksed asjad nagu, et ühtset põhjust on nagu raske leida.
aga võiks süüdistada kokatööd siis selles? Ei, ma ei süüdistaks selles kokatööd. Või liiga kirglik suhtumine oma töösse ka võib-olla see. Ei, seda ma ka ei ütleks, et võib-olla see, et ma ei mõelnud ise endale piisavalt, et ma ei julgusta inimesi nagu neid kerget teed pidi minema, et nüüd ära tee tööd või ära pühenda ennast oma tööle või oma kunstile või kuidas iganes seda inimene võtta tahab, onja. Aga ma pigem rõhutaks sellele, et ära unustage iseennast selle varju nagu, et oma tervist ja oma toitumisharjumusi, oma uneharjumusi ja kõik siukest asja, et ikkagi tehke kirglikult seda, mida te armastate, sest muidu pole mõtet üldse siin elada nagu, et kui lihtsalt vegeteerida ja kulgeda läbi elu, onja, et ikkagi tuleb teha seda, mis sulle meeldib ja täpselt siukse kirega nagu sa ise tunned seda, aga ei tohi nagu iseennast selle varju unustada. Aga nüüd sa teed samasuguse kirega food trucki. Räägi, kui kaua sa oled seda teinud ja miks otsustasid teha? Jah, me oleme juba 4 aastat teinud, mu varipartner Sören Mäesalu, kes oli aastaid minu suušef, nii-öelda vanemkokk, siis me ükspäev otsustasime, et kuna meile endale väga meeldib tänavatoit nagu, ehk tänavatoit äkki oma maitse, tegi nüüd ükspäev alles pika loo tänavatoidust ja siis öeldakse, et see on nagu täna eraldi kultuuri osa, et ei ole enam sükene nurgatagune lögaburger, vaid see on nagu eraldi kultuuri osa nagu, et ja see areneb jõudsalt ja vaadates nagu Euroopat ja Saksamaad ja Inglismaad näiteks, siis see tuleb väga jõudsalt nagu peale, et on väga palju Michelin tärni kokkasid, kes on näinud nagu food trucki tegema või sükest tänavatoidu versiooni, et see on üks põhjus, miks me seda tegema hakkasime. Teine põhjus oli see, et polnud raha, et restorani teha. Nii või? ja kolmas põhjus oli see, et me tahtsime midagi mobiilset nagu, et me tahaksime olla kättesaadavad igal pool. Et me natuke teeme, ütleme, teistsugust toitu, et nagu siis oled meie juures söömas käinud. Ma just tahtsin öelda, et ma tean ja see on väga hea. See on hoopis teistsugune, et sa ei ole see, et sa võtadki, ma ei tea, burgeri ja ma ei tea, mingid friikaid. See on hoopis teistsugune tänavatoit, mida teie pakute. Jah, no me teeme ise limoncellot ka nagu selles. Ma tean ja see on ka väga-väga hea. et siuksed asju jah, me tahame natuke kõrgkvaliteedilisemalt teha, et me laseme teha saiad näiteks enda retsepti järgi, leivakas pagarikoda Pärnus küpsetab meile ja kasutame ainult Liivimaa lihaveis liha ja nii-öelda võimalikult kodune või mitte kodune, vaid siis kodumaine oleks, ja siis võimalikult käsitööl ja oma kastmed me keedame ise, mitte ei osta nagu sisse ja et ei tee, sellest muidugi tuleb hind ka, me vahest nagu Sööreniga vaatame, mõtleme, et kui käid kusagil tänavatoidu festivalis, mõtled, et kananagitsaid sulatatakse esiklaasi peal, mõned seal, siis mõtled, et kurat, miks me nii palju vaeva näeme, siis olen öelnud ka alati, et aga alla ei lase latti, et siis müüme juba auto maha, pole pointi teha nagu, et see on nagu see meie põhimõte. No ja sa müüd ka kvaliteet. Absoluutselt. Ja minu arust need toidud, mis teil sealt food truckist välja tuleb, need on alati nii ilusti kaunistatud ja need on nagu selles mõttes, et sul ongi see, et sa saad süüa nagu head ja kvaliteetset asja, et sa ei pea nagu pettuma. Ma tõesti siiralt nagu väga kiidan, et sel suvel te olite vähem avatud. Miks? Me olime tegelikult, palju sõltub ka majandusest, et klient ei leia meid nagu väga palju ülesse. Äkki sa ütled, kus te asute? Me asusime Pärnu muuseumi nii-öelda terrassil, aga me olime see aasta fokusseeritud valdavas osas üritustele nagu. Et hästi palju üritusi oli, kus me käisime, tegime ja üritustel ütleme, et on seda klientuuri koha peal rohkem ja meil on hästi palju tuttavaid autoinimesi ja asju, et siis me käisime autofestivalidel ja pigem tänavatoidufestivalidel me väga ei käi, sest et meil meeldib olla nii-öelda, kuidas öelda nüüd ilusasti, et me ei taha olla Piiskmerest, vaid me oleme kas 1, 2, 3 toidlustajat, et me eristume teistest nagu tugevalt, et me ei taha olla nagu 1000 food truckis üks hallis massis, et kuna ma arvan, et meie toit ei ole nagu halli massi toit, siis me natukene tahame eristuda sellest. Väga hea mõte. Kuule räägi, sa oled lisaks kokkamisele ka kirjutanud raamatu. Millal see oli ja kuidas sul see mõte tuli? See ei ole kokaraamat, vaid see on jutustus sinu restorani tegemistest ja elust. See tuli aastaid tagasi. Nüüd on tegelikult on köögikurvat väljas juba 5 aastat. Kas sa siis töötasid peakokana? Ja seda ma kirjutasin niimoodi, et ma olin 2 aastat koolis. Ma töötasin koolis, ma töötasin peakokana ja ma kirjutasin raamatut samal ajal nagu ja see raamatu kirjutamine oli siuke emotsionaalne, et ta ei olnud nagu kokaraamat, nagu lihtsalt mingid tuimad retseptid või asjad, et
et siinkohal ma tahaks tänada Angeelika Udekülli, kes pean teda oma nii-öelda kokanduslikuks emaks, et me saame väga hästi läbi ja siis ta ütles, et Erki, tead, ühel tõelisel kokal peab olema üks kokaraamat. See on okei. Aga siis ma mõtlesin jällegi, ma olen alati siuke eristuja olnud, et ma ei taha teha nii nagu teised teevad ja ma juba koka nii-öelda praktikandina kokad naarisid välja, et sinu töövõtted, need ei kõlba mitte kuhugi, et tulevikus profikokad naeravad su välja. Aga ma jäin kindlaks, tegin oma asja edasi, siis ma kirjutasin raamatu kokkadest. Muidugi suur tänu siin on Anthony Bourdainile Avameelselt köögist, mis väga inspireeris mind seda kirjutama. Et ma olen ise seda 4 korda lugenud avameelselt köögist nagu ja siis ma mõtlesin, et okei, aga kirjutaks siis nagu Eesti avameelselt köögist ja siis nimetaks selle köögikuradiks, et nii ta läks. On see raamat poodides ka praegu olemas või enam ei ole? Enamasti on läbi müüdud. Võib-olla midagi leiab veel poodides. Ma ei ole nüüd Apollo ja Rahvaraamatu nii-öelda portaale surfanud tükk aega, et võib-olla leiab. Ja kes tahab seda, siis ta võib mulle ise isiklikult kirjutada, mul on veel isiklikult enda raamatu, et kes nüüd tunneb, et tahab. Ja mul tuleb nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, jõulueelne reklaam ka välja, et kes tahab, siis ma natuke promon oma raamatut ka nagu läbi selle, et kes tahab nagu siis vaadaku minu Instagrami. See on väga tore ja huvitav lugemine, nii et ma kindlasti soovitan. Et... Ma ei ole kusjuures seda ise lugenud. Ja? Nagu selles, ma olen kirjutanud, ma lugen seda arvutiekraanilt, aga ma ikkagi võtan ennast kokku, et kuna mulle meeldib lugeda, aga mu elutempo on nii kiireks läinud, et selleks jääb aina vähem aega, siis ma alati mõelnud, et see on ju minu raamat, see ei kao ju kuhugi, et mul on aega seda lugeda. Aga ma arvan, et ma järgmise aasta jooksul või siin lähitulevikus kindlasti loen seda ise ka. Kuule, aga kui sa juba siin oled, ma arvan, et on hea minna natuke järgmise teema juurde, et äkki sa annad soovitusi. See on meil pühade episood ja jõuluaeg on väga kiirelt lähenemas. Kuidas vähendada üldse jõulustressi? Ütleme niimoodi, et kui sa pead valmistama mingi jõululaua, siis on ju sul 1000 tegemist, mida sa pead tegema. Sa pead, ma ei tea, süldi valmis tegema, salatimaterjali ära hakkima. Mis on need võib-olla mingid väikesed nipid ja soovitused, kuidas natukene oma elu lihtsamaks tegema, et on sul mingid soovitusi jagada? Sina, kuna kokk siin oled, siis äkki sul on mingid soovitusi? Ikka on, et aega on meil kõigil vähe ja söögi tegemisel aega kulub, aga ma võtaks siit nagu edasi, mõtlesin selle peale enne, kui sa tegelikult kirjutasid, et tule siia saatesse asja, ma mõtlen selle peale, et kuidas seda asja nagu soovitada siis. Et liha küpseb meil ju kaua, aga või hani või part või kuidas keegi seda teha tahab, või hapukapsas haudub kaua, siis mulle meenus Heston Blumenthali lause, et hea toit sünnib läbi low and slow. Ehk siis aeglaselt ja madalalt. Ja kui sa hakkad tegelikult vaatama Eesti toidukultuuri, siis hapukapsa supp näitena, siis mingi tädikene ei seganud seda 4 tundi seal, vaid see pandi pliidi ääre peale ja mindi ise põllule tööle, siis tagasi tulles söödi. Et mõelge nagu selle peale, et võite liha ahju panna, aga selle ajal te saate midagi muud teha, näiteks 4 tundi või et low and slow, et madalalt kuumused ja pikaaegne küpsetamine, siis paljud alati küsivad, mis ma küpsetan 200-ga, mis on võta rahulikult, et sealt oleks küll ainult söetükid nagu selles suhtes, et kui sa suudad hapukapsa ja liha juba väga aeglaselt valmis teha, nagu siis ma arvan, et või hane või, et siis ei ole probleemi, et pigem võtke see aeg ja mõelge läbi, kuidas teha ja ärge kiirustage ehk võtke nii-öelda slow. Aga kuidas sul on mingite, ma ei tea, suupistetega, salatitega, kuidas nendega, need lihtsalt tuleb teha samal päeval valmis ja selliselt samal ajal, kui liha on ahjus küpsemas? Kõige parem on ikkagi nagu läbi mõelda ja tegelikult on ka kõik, mida sa nagu teha tahad tegelikult, et kui sa tahad nagu heeringa võileiba teha, siis see tuleb kiirelt, aga kui sa tahad mingi gurmeed ehitama hakata, siis ma soovitan profikokkade poole pöörduda. Et olles ise töötanud ühes restoranis ja me tegime nii-öelda täpselt sellistele inimestele 10 inimese jõulupakid, kus oli siis erinevad lihad ja suupisted ja salatid ja desserdid ja kõik asjad. Ja siis ma mäletan seda, et mõned aastad tagasi siis me 23. detsembri öösel, äkki 2:30 öösel lõpetasime köögis nende pakkimise või. Ehk nagu restoranid pakuvad seda teenust, et kui te näete, et üldse aega ei ole, et palun väga, ja seal on kvaliteetne toor nagu selles suhtes. Aga kui sa ise nii palju mässad teiste eest,
kuidas sinu jõululaud on? Kas sa ise teed või teeb su pere või kuidas sellega on? Ei, ma olen ikka midagi ise teinud. Me oleme alati nagu sugulaste juures käinud, aga siis ma olen alati midagi kaasa teinud. Et tavaliselt ongi niimoodi, et ma olen nagu üritanud nagu jõulud vabad olla. Nagu vähemalt mingi osa nendest, et kusagil käia ja teha midagi on ja viimased peaaegu aastad samamoodi. Aga ma arvan, et ma olen tavaliselt siukse ühe päeva kokku jäänud. Et mind ei saa nagu võrrelda nagu tavainimest, sest mulle meeldib köögis olla. Ma olen siuke pedant, et see oli nüüd pool aastat tagasi või midagi sellist. Ma keetsin köögis kartuleid ja siis mul oli vaja arvutis tööd teha. Ja siis ma tõmbasin tooli kööki, et aknalaua peal teha arvutis tööd, sellepärast, et mind rahustas näiteks kartuli keemise mulin. Nagu. Et ma olen natuke peast nagu sassis kokana nagu selles suhtes, et mulle meeldib köögis olla, see nagu meditatiivne tegevus ja pigem pühade stressi ma maandakski köögis olles, mitte shopates nagu mõned inimesed teevad. Aga mis on need toidud, mis sul võib-olla jõululaual on või mida sa teed siis külla kaasa minnes? No mulle meeldib hästi hapukapsast autada. Ma olen hapukapsast ka, see aasta ma nüüd küll ise jõua, aga ma olen ise hapendanud. Et ise hapendanud ja ise siis tumedõlle, fariin, suhkru, pohladega nii-öelda teinud, et hautanud pikalt ja madalalt. Kui pikalt siis sa... Ma arvan mingi 6 tundi umbes. Midagi sellist. Ma olen tavaliselt eelmine päev selle valmis teinud, et siis nagu rahulikult ta saab. Kui... On ka üks nipp, mida sa saad kapsas varem valmis. Ja näiteks kui külmkapis ruumi pole, siis võite selle vabalt toa temperatuuri teada, sest see on ju hapendatud juba ja läbi kuum töödeldud ja kui sel päeval ei jõua valmis teha, siis võta 2 tundi ühest päevast ja tee 3 tundi järgmisel päeval või et niimoodi jaotada samamoodi ära, et mida saab ette teha ja säilitada, et on nagu mõistlik. Aga kui me juba siin retseptidest räägime, siis äkki lähmegi retsepti osa juurde ja ma palusin sul valmis panna või valmis mõelda 2 mingit lihtsat jõuluretsepti, sest meil on ikkagi pühade episood. See on mu enda külmkapist kusjuures. See on nüüd siukene huvitav asi, et kõik söövad verivorstiga lihaga pohlamoosi. Kõik söövad. Mina seda ei ole enam aastaid söönud, sest et ma marineerin pohlasid. Et see on lihtne selle, sa võid täna valmis teha, meie kallis kuulaja ja siis nagu seda aasta pärast süüa. Ehk siis 1:1 suhkrusiirup, näiteks siis 100 grammi suhkrut, 100 grammi vett on ja kuumutada 70 kraadini ja siis valada pohladele peale kõik ja purki ja kinni ja seisab. Ja mul on see juba 1,5 aastat seisnud. Plus ma olen lisanud kaneeli, aniisi, nelki, safranit, mis iganes sul mida külmkapis, kuivane kapis on või mida sa tahad maitset lisada nagu. Ja need sa paned siis ka purki koos, et siis ta maitsestub? Ma panen tegelikult isegi selle vedeliku sisse, et nii kui ta, keema ei lähe päris 70 kraadi, sest 1:1 suhkrusiirupiga on see asi, et kui ta läheb keema, siis võib juhtuda seda, et ta mõnel võib-olla keeb natuke liiga kaua ja siis ta läheb siukseks kuldseks. Aga see suhkrusiirup peab ikkagi natuke paksenema? Ei, ta on täiesti nagu täitsa nagu vesi nagu selles suhtes, et et lihtsalt korraks läbi kuumtöödelda ja siis pohladel peale ei kinni. Aga pohlid sa paned nii palju purki, et nad on täiesti täis ja siis valad selle vedeliku peale? Nii palju jätad ruumi, et ta nagu kataks ära selles suhtes, et ta peaks ikkagi nagu ära katma. Aga suhteliselt siukene, ütleme, ma arvan 90% purgist on täis ja siis valad selle vedeliku peale ja issand, see kõlab väga hästi, ma arvan, et ma proovin seda. Hoopis teine nagu, et suhkur on sama nagu moosis, aga sa ei keeda pohli nagu puruks. Pohlad jäävad nagu terveks, et kui sa nii-öelda sööd koos verivorstiga või lihaga seda, et siis tekib siukene nagu kalamarja efekt, et pohlad nagu suus plahvatavad kergelt. Et see on natuke teistsugune, aga see on, ma pole enam ammu pohlamoosi söönud, et ma olen eelistanud nii-öelda marineeritud pohlasid. See on kusjuures hea kingiks ka teha, jõulukingiks. Mina olen teinud veel niimoodi, et ma olen need pohlad valmis teinud juba äkki tavalisti augustis, et Pärnu turult olen pohlasid ostnud, mitte et ma ise aega leiaks metsas käia, vaid olen ikkagi Pärnu turult pohlasid ostnud ja siis marineerinud nii-öelda laksuga mitu kilo ära ja nüüd viimase 1,5 aasta ma pole teinud, siis sellest on jätkunud. Tõesti niimoodi? Ma arvan, et saab isegi praegu, kui valmis teha, siis ta jõulu sobib muidugi, ka. Absoluutselt, muidugi jõuab, aga lihtsalt inimestele öelda, et see säilib kaua, et ei ole vaja nagu mõelda, et ma pean nüüd ära selle ruttu sööma, et ei pea. See suhkrukogus on päris piisav seal sees. Jah, täpselt, et sa paned 1:1 suhkrukogust. Ja siis natukene võib soola ka panna, natukene, et nagu seda maitset annaks, nagu dessertidesse ka pannaks soola. Aga kõlab väga hästi. Kas sul veel midagi sama lihtsat ja mõnusat on jagada?
ütleme niimoodi, et mulle meeldib endale liha küpsetada ja sealiha kuidagi viimastel aastatel ma olen vähem sööma hakanud, aga ma jõuldaga ikkagi üritan nagu sealiha süüa, et nüüd küll ähvardati ju igalt poolt, et Eesti sealiha ei jätku ja asja. Et sööd enne isu täis siis? Jaa, aga mulle meeldib näiteks pikkida hästi ära porgandi ja küüslauguga liha, mis inimesed võiks teha, et löövad noa siis nii-öelda seakaela sisse ja siis täidate selle ilusasti küüslauguga ära. Ehk siis küüslaug küpseb seal mõnusalt pehmeks ise. Siis on nagu see natuke nagu küüslaugu konfii, mis on mõnus nagu sükse liha peale. Ja siis kuna me käime hästi palju Hiiumaal ka nagu, siis ma teen siin Hiiumaa saarel natuke promo, et nende kadaka sinepiga määritud ja küpsetatud liha see on nagu teistmoodi, et ma julgustan jällegi inimesi kadakat tooma nagu liha juurde ja et marineerima näiteks kadakaga või džinniga, kes tahab nagu isegi marineerida liha, et kadakas on niisugune, ma ütleks, et niisugune Eesti nagu unustatud või uus vürts natukene, mõned peakokad nagu leiavad seda aeg-ajalt, aga nagu see ei ole nagu massidesse jõudnud ja ma vaatan, et see ei ole väga ka jõudnud näiteks toidutööstusesse veel. Jah, kusjuures on täitsa õige. Et ei ole verivorsti näiteks kadakamaitselist või midagi sellist, või hapukapsast, et ikkagi hapukapsasse me paneme seda nii-öelda mis on, mis leiva sisse ka paneme? Köömneid. Jah, täpselt. Paneme köömneid, aga köömneid on nagu, mina isiklikult lapse poolest mäletan, mulle ei meeldi see maitse. Et noh, see ongi kahte osas, kas meeldib või meeldib. Leiva sisse näiteks võib-olla panna kadakat või, et noh, ma ütlen, et meie toiduainetööstus ei ole veel jõudnud selle järele, et ma julgustan, see mu teine nii-öelda mitte retsept, aga siis nii-öelda soovitus, mida inimesed teeksid, et see lööb nagu teistsuguse maitse üles nagu selles suhtes. Kusjuures mina olen kadakamarju kasutanud nii, et ma olen pannakota segu keetnud kadakamarjadega, ta annab ka väga mõnusa maitse. Ma olen pannakotat teinud, ma olen jäätist teinud, crème brûlée teinud, ma olen alkoholivaba džinni sellest teinud, ise siirupi kadakast keetnud. Üks aasta oli kadakas, kus juures aastakoka võistlusel üks nii-öelda kohustuslikust elementidest. Et noh, mingil määral ikka kokad nagu leiavad seda, aga see ei ole nagu massidesse jõudnud. Et muidugi noh, tavaliselt see jõuab massidesse, alati see maitse jõuab siis, kui ta jõuab toiduaine tööstusesse. Et veel ei ole, et ma julgen siis Eesti toiduaine tööstureid üles kutse teha, et hakake kadakat kasutama. Et väga kohalik ja maitse on kõigile väga nagu, kuidas öelda, tuttav. Ja noh, vaatame nüüd alkoholi tootmist, siis džinn teeb ju väga suurt võidukäiku nagu selles suhtes tänasel ajastul. See on väga hea üleskutse minu arust, et kadakamari massidesse. Aga räägi see sealihast, kui sa rääksid, kaua seda küpsetad teda siis? Ma arvan mingi 6 tundi. Ma arvan, et 100 kraadi, 90 kraadi nagu selles suhtes, et ütleme nagu kokandus on loominguline tegevus, et eks see ikkagi nagu sõltub lihast ja kõigest muust, et see küpsetus aeg eriti. Ta peab olema hästi pehme. Ja ma küpsetan alati nagu võimalikult suure tükina, mitte niimoodi, ma lõikan nagu viilud ja küpsetan, et suure tükina võimalikult, et aga kuidas on magusa poolega, kes selle eest hoolitseb sul? Kas sa oled üldse magustoidu fänn või pigem sa armastad soolasid toite rohkem teha? No ma olen ikka neid desserte ka teinud nagu selles suhtes, aga ma ei peaks ennast nagu väga nagu magustoidu kokaks tõesti. Et noh, selles suhtes ma ei jää seal hätta, ma teen ära, mis vaja teha on ja ma arvan, ma teen seda suhteliselt hästi, et aga ma ei oleks selline, kes lappab või neid koogiraamatukesi, ma nüüd teen seda ekleeri või ma teen nüüd seda makrooni või. Et peale see, makroon on üldse raske asi, et peale seda, kui ma sinu retsepti ka 3 tükki prügikasti viskasin, siis ma olen loobunud nende tegemisest. Ei, ära loobu, kui sa kätte saad, siis hakkadki nagu tegema. Ja, et tavaliselt ta nii on, et sa pead nagu kõvasti harjutama. Aga kõik, mis vaja, ma teen ära. No, mingid šokolaadi mussee, koogid, tardid, tartletid, noh. Ma ei näe asjad, mida ma ei pea ennast nagu väga mingi desserdi kuningaks siin, aga ma arvan, ma saan hakkama nagu kõigega, mis vaja teha oleks, aga jah, pigem ma ei jõudagi ei kokka nagu väga desserte. Nagu, keegi teine hoolitseb sellest? Keegi teine teeb ja meil on traditsioon, et meil üks naisterahvas teeb alati oma nii-öelda mingi kooki ja asju katsetab, et siis ma alati olen nõus tema omasid sööma. Et sa oled katsejane siis selle? Näiteks nagu, no ikka kokkadena juhtub, et siis sellised, no kuidas maitseb, no anna oma hinnang nagu, et see kipub alati niimoodi olema, et ma olen sellest nagu nii-öelda koduses versioonis pühade eelsel ajal ma olen eemal hoidnud pigem, jah. No väga õige.
jää oma liistude juurde, kui on. Aga tead, mida mina mõtlesin, mida mina teen sel aastal magusa lauale? On selline magustoit nagu Taani risalamande, ehk siis riisipuding sooja kirsikastmega. Ja mina mõtlesin, et see on tohutult hea, hästi lihtne ja mõtlesin, et ma teen seda sel aastal ja minu arust selle söömine on just kui selline seiklus. Sellepärast, kui ma seda riisipudingut valmis keedan, ma panen sinna sisse ka ühe õnnemandli ja see ongi, ma jagan siis selle pudingu magustoidu kaussidesse ja see õnnemandel läheb siis kuskile kaussi või pokaali ja kõik hakkavad sööma ja kes selle õnnemandli leiab, siis Taanis on selline traditsioon, et see just kui saab järgmisel aastal hästi palju õnne ja rõõmu endale. Ja tavaliselt on ka mingisugune auhind õnnemandli leidjale, et olgu see, ma ei tea, šokolaad või jõuluhe, aga lihtsalt see on selline seltskondlik ja lõbus tegevus. Ma mõtlesin, miks mitte? Ma teen selle, sest tavaliselt ma olen kui mingi pidulaud, ma teen tavaliselt ikka viktoriine ka, siis ma mõtlesin, nüüd võib olla selline õnnemandli otsingumäng. Ja üks asi, mis, ma ei tea, kuidas sul kringliga lood on? Halvad. Kringel on üks asi, mida ma teha ei oska. Tõesti? Ja kuna mul tütart ei ole ja ma patsi punuda ei oska, siis ma olen sellest nagu teemast ennast eemale ütlenud, et ma ei ole väga kringlis sööja terve elu on lapsepõlves. Minu arust inimesed jaotuvad kahte. Sa ei ole sööja olnud. Kes söövad nagu torti või söövad kringlit nagu. Mina söön mõlemat. Ma olen see tordi inimene rohkem olnud nagu. Tõesti, jah. Et mulle meeldivad nagu niisugused kreemid ja natukene nagu musseelikud asjad võib-olla on nagu rohkem minu teema. Ja mingid desserdid ka, siis nagu individuaalsed desserdid või pigem koogid siis? Pigem koogid võivad individuaaldesserdid olla. Ütleme nii, et kui ma restoranis töötasin, siis ma tegin hästi individuaalset desserte nagu kõike. Aga ma olen nagu niisugune, ütleme, mis mulle meeldib teha ja mida mulle meeldib nagu ka süüa, et võib-olla ma see aasta teen, et kuna mul on endaga jäätisemasin, siis ma katsetan erinevaid jäätisemaitseid, piparmündi jäätis, šokolaaditükkidega või asja, et võib-olla midagi taolist, et mulle hästi fänn on nagu käsitööjäätised, et sellel minu jaoks on vähemalt väga suur vahe, kas käsitööjäätis või poejäätis. Nagu. Mitte, et ma ei taha öelda, et poejäätised halvad on, aga lihtsalt see dosaaž, mida sa teed seal, kui palju sa sinna vahukoort või munakollast paned, kuidas sa vahustad seda, et kui kreemiaks see kõik teeb, mis ajani sa seda, kui palju seda maitset lisad nagu, kas tüümenit või nagu me rääkisime siin ennem sellest mündist nagu ja üldse viimasel ajal mul on nagu mingi mustsõstra teema. See on juba 2 aastat kestev mingi haigus mul, et mingi mustsõstra teema mul on, et ma ei tea, kuidagi mustsõstar on kuidagi väga inspireerivaks saanud, et ma söön hästi ise palju ka mustsõstart nagu just hommikul pudruga näiteks. See on väga huvitav, sest jäätisega ma olen täiesti nõus. Ma ise teen ka jäätist ja see on hoopis teist. Loomulikult ma ostan ka poest jäätist, aga tihtipeale ma just teen ise, aga see on niisugune hästi eksklusiivne struktuur ja saad otsustada ise maitsete üle. Aga kringli seda ma ei arvanud üldse, sest mina just tahtsin rääkida seda, et ma teen kindlasti ka jõululauale kringlit, sest see meeldib tavaliselt kõikidele. Ei, no ma söön teda ikka nagu selles suhtes, aga kui mulle ütleme, paned siia tordi või kringli, siis ma ilmselgelt valiksin tordi tiki. Mina võtan kringli, sest mulle tundub ta kuidagi, ise tehtud kringel nii pehme, nii täidise rohke mahlan, eriti kui sa ise teed. Kusjuures väga hea, et me kringli tainast hakkasime rääkima. Meil selle podcasti uus saatesponsor on Electrolux ja mina teen oma kringli taina alati köögikombainiga. Meil on kusjuures see sama saates. Mul on taoline köögikombain kodus ka, aga mul on selline elevandiluukarva ja samamoodi nagu sina rääksid, et ma ei tea, paned lihaahju ja lähed põllule, siis selle kringlitainaga on samamoodi, et see masin põhimõtteliselt nagu valmistab ise selle. Lõpptulemus on hästi siidine ja kohev ja pehme, et sa saad ka kätega teha. Minul oli kunagi see põhimõte, et ikka tuleb kätega tunda ja sa paned kõik oma armastuse sisse selle, aga pole miskit parata, see masin teeb nii head tööd, et see lõpptulemus jääb lihtsalt nii kohev. Et mina otsustasin küll, et see aasta ma teen kringli kindlasti ja panen siis mingite täidised asjad sisse, aga see on väga huvitav, et sinule ei meeldi see kringel. Aga kuna sul tuleb asjad hästi välja, siis me enne ei leppinud seda kokku, siis ma võin sul üleskutse teha. No? Et tee kringel juuretisega.
mitte pärmiga. Jaa, kusjuures ma olen... See annab nagu siukest teist umamisust, hapesust nagu, et see on nagu... Hapukust annab juurde. Teate, mul on olnud juuretis, see juuretis siis hapusaia juuretis on olemas, haputaine juuretis on vist õigem öelda. Ja vahepeal, kuna seda tuleb nii palju, ta on hoopis teissugune kui leiva juuretis, siis ma vahepeal tegin pannkooke, mingid kuklikesi asju, kõike tegin, sest seda tuleb lihtsalt nii palju, ma ei tahtnud ära visata ja ma tegin. Aga mul kodustele väga nagu, neile pigem meeldis selline tavaline sai klassika, rohkem. Ja lapsepõlvega seotud enne, et võib-olla, lapsepõlves ka ei olnud ju mingid nisu juuretist ei topitud nii-öelda kringli sisse. Ja, sest ta jääb paratamatult hapukas, minule väga meeldivad, sest Samliku Becker, selline pagariäri, nemad teevad ju ainult juuretisega ja mulle tohutult meeldivad, aga võt kodused mul ei ole harjunud ja siis ma endale seda kringlit üksi ei küpseta, aga see on tõesti väga hea üleskutse ja selle juuretisega on väga põnev, sa saad nagu mängida, katsetada, kuidas ta õnnestub, kuidas ta kergib ja ta on ju seedida on seda hoopis parem kui pärm. Ta on natuke ettearvamatu, nagu ütleme niimoodi, et pärmiga on natukene nagu safe variant, et juuretis on alati siuke ettearvamatu, et sa ei tea, kui aktiivne ta on ja kui kaua ta nüüd aega võtab, et ta on siukene väga, siis sa pead ikkagi terve päeva köögis veetma, et nagu täpselt jälgima, kuidas sa seda teed ja kõike. Ja see ei tohiks olla kindlasti su esimene küpsetis, et nüüd ma hakkan jõululauale tegema, sest see ei pruugi siis õnnestuda lõpptulemusena. Kuule, aga meil on retseptid jagatud ja ma arvan, et lähme toidutesti juurde. On sul kõht tühi? Absoluutselt. Alustame siis. Nii, aga asume nüüd toidutesti juurde ja hakkame proovima. Aga enne kui me neid proovima hakkame, mul on sulle 2 asja kaasa võetud. Nii. Uuel aastal tulevad siis Erki Ruubelil tooted välja nimega köögikuradi hot sauce. Ehk pipardest tehtud kastmed, need on nii-öelda prooviversioonid. Et sa saad esimest proovida. Esimene on padronpipraga tehtud. Need on vist väga vürsikad. See on siuke naistele mõeldud, see on naistega, kes nagu selles suhtes, see on nagu naistele mõeldud. Sa oled neid juba kuskil pakkunud ka oma food truckis? Ei ole. Need on nii-öelda testperioodil on tehtud. See on padronpipar, sidrunein ja natukene peterselli. Oi, kui mõnus. Yeah. Tead, mis mulle kohe sellega meelde tuli? Ma vaatasin Masterchefi nüüd järgi ja seal nad tegid neid võikusid. Ma kujutan ette see kuskile võikule vahele, kus on mingit veiseliha asja. Et see on siuke naiselik ja nii-öelda müüki tulevad nad siis uuest aastast. Kusjuures alguses ma vaatasin, et oleks nagu mingi guacamole sul. Ja paljud vaatavad, aga ta on nagu padronpiprast tehtud natukene lahimast ja see on nüüd, seal on mustsõstar sees, nagu me enne mustsõstarist rääksime ja see on natukene nüüd, vaata, et sul nagu need blondid kiharad punaseks ei tõmbana. Seal on natuke rohkem seda temperatuuri sees. Aga kus sa kasutad neid siis? Või kus sa soovitad kasutada? Kus iganes tahad marinaadides, kastmete sisse panna, mis iganes sa tahad kasutada. Liha peale panna, pitsa peale panna. Et seal on 30% on habanero, chili ja mustsõstart on seal sees. Kus juures on väga pull. Vaata. Sest Eestis tuuakse hot sauce, aga keegi väga ei tee. Ja ma teen selle nii-öelda nagu köögikuradi oma raamatubrändiga natukene seon. Nagu, oi, väga äge. Et see tuleb rohkem nagu uuest aastast. Kus juures, mul oleks kurku. See on selline mahe, aga tal lööb mingi magusnooti, jube mõnus. See on selline, et sa alguses võtad ja sa ei tunne. Ma juba tahtsin öelda, see ei ole midagi. Aga pärast see hakkab nagu tulema, ta hakkab nagu sul suus nagu elama. No ta on nagu tšillikastmed ja need on nagu vegan, need on gluteenivabad, laktoosivabad, et sobiksid nagu kõigile ja igale poole võid puhtalt süüa, võid igale poole sisse panna, kus tahad. Aga kuidas sa müüma neid hakkad? Vaatame, kuhu me saame, et ilmselt taluturule ja mõnes gurmeepoodidesse ja kui kõik hästi läheb, siis nendel tuleb ka oma eraldi koduleht, et see on 2 esimest, aga need ei jää ainult 2 esimest, et on juba plaanis teha 5. sette, väikseid degustatsioonipurke ja asju, et see on üks uus asi, millega ma nüüd järgmine aasta hakkan rohkem toimetama. Kusjuures ma hakkasin praegu mõtlema, see natuke liha õõruda sisse, see punane kaste.
päris mõnus. Või teed mingid tipikastmeid, kus paned paar tilka, et mina teen isegi keedumuna peale, munapudru peale panen mõni paar tilka, et ta lööks nagu natuke elama selle sama asi ja toidu nagu, et muidu ei oleks siuke lame maitse, et ainult paar tilka ja juba toit muutub nagu selles. Kuule, väga äge. Alles lõpus tulid sellega välja, väga mõnus, väga mõnus. Nii, aga lähme siis meie toidutesti juurde ja kuna on jõuluepisood, siis mul on toidutestimisel süldid. Ma võtsin valikusse sealihasüldid ja need, mis olid poes hästi esindatud. Ja ma mõtlesingi, et maitseme, paneme pingerite ja siis mõtleme, mis ettevõtte tootega on tegemist. Ja siis vaatame võib-olla natuke koostist ka, et kuidas nende koostis on. Kuidas sul süldiga on? Kas sa keedad ise või sa ostad tavaliselt poes? Sest süldiga on ju see, et kui sa teed ise, siis seda tuleb ikka palju. Ma ei ole kodus väga tihti seda teinud, ütlen ausalt, ja restoranis mul on olnud sült nagu eelroana erinevates menüüdes. Ehk just nagu hoida seda natuke nagu Eesti köögipärandit või asja, aga ma tegin tavasti teda mingi lamba keelest ja punase veini kastet lisasin nii-öelda kallerdisse, et nii-öelda nagu fine dinelikult tegin, et kui sa küsid, kas ma niimoodi olen teinud, siis see ei ole minu jaoks nagu igapäevane. Ma olen keetnud, ma tean, kuidas seda keedetakse, ma oskan seda keeta, aga see ei ole nii-öelda mu side hobby nagu selles suhtes. Aga poe toodangu oled kursis? Jaa, olen kursis ja aeg-ajalt ikka söön ja siin on sealihasüldi, ma olen rohkem nagu kanalihasüldi hästi palju söönud, et nagu selles suhtes ootan huviga. Kusjuures, kui ma poes neid vaatasin, siis ma olin väga meeldivalt üllatunud, et kanalihasülti on väga palju. Et kui paar aastat tagasi oli üks tootja pakkus seda kanalihasülti, siis nüüd oli nagu, ta oli sealihasültidega võrdne. No eks see ole ju, et kõik inimesed tahavad trend on ju järjest kergemalt süüa ja asja, et sealiha pole midagi parata. On natuke raskesti seetitavam tooraine, kui on kanaliha, et selles suhtes see on arusaatav, miks. Ja kui üks toode tuleb, siis tulevad ju konkurentidel ka kohe tooted välja, et millega sa siis eristud siin samamoodi ju. Et kunagi oli, kes tegi esimese süldi ja nüüd on, kes igaüks on oma nüanssi nagu leidnud natukene sellest ju. Aga need on välimused, mis meil siin testimises on tegelikult ka väga erinevad. Vaata toonivahe ja siis on ka see hakkimistase, et mõni on hästi peeneks tehtud ja mõnel on sellised suuremad tükid sees ja siin ühel on üldse sellised mingid pipraterad peal. Ja siin tundub, et kallerdis on ka natuke pehme, võib-olla see võib-olla tundub, et ma ootan kindlasti seda, et väga õige tähelepanek, jah. Kas nii-öelda pehmema kallerdisega on lisatud gelatiini või on naturaalne või, sest ma tean, et poe sültidesse mõnedesse lisatakse gelatiini nagu stabilisaatoriks igaks juhuks juurde ka. Aga seda me saame täitsa vaadata, aga võtame siit otsast, ma lõikasin juba need lahti, et siis me saame mõlemad taldrikule panna. Nüüd meil ei ole nuga, aga ma arvan, et sellest ei ole ohtu. Kus juures vaatab seda ka, et seda kallerdist on osadel jälle rohkem ja osad on hästi sellised. No sellel siin antud väga nagu ei ole seda kallerdist, et pigem on nagu hästi lihaline tundub olevat. Ma praegu tunnen seda sinu chillikastme maitset. Oleks pidanud natuke vajale maitsemise panema. Ütleme niimoodi, et see on niisugune hea neutraalne, mulle tundub, et see on nüüd see, kus ma soovitaks natuke chillikastet peale panna või sinepit, kadakasinepit näiteks enne, millest ma enne rääkisin, või siis natukene mingid äädikad nagu klassikaliselt pannakse juurde, et kui inimesed söövad äädikaga näiteks sülti, siis ma soovitan kasutada näiteks mingid õunaäädikad. Et natukene mahedamat, mitte päris seda 30, et mis tapaks nagu selle maitse ära, et õunaäädikas näiteks või vaarikaäädikas või šampanjaäädikas, tänan see äädikate valik on nagu tohutu, et samamoodi valida midagi niisugust natukene neutraalsemat ja pehmemat. Just, ma olen nõus, aga ma pean ütlema, et see ei ole halb sült, on ju? Kindlasti mitte, aga ta on hästi neutraalne. Ta on neutraalne. Mul on üks küsimus, kas sul ei tundu, et see liha on natuke liiga nätske, et tahaks natuke pehmemat liha? Ma ei oska öelda. Või on see norimine lihtsalt? Mulle hetkel ei tundu see. Võib-olla, mulle ei tundu. Mulle ütleme, mind ennast natuke häirib seda, et see on natuke võib-olla liiga lihane. Et ma nagu seda kallerdist tahaks natuke rohkem, sest et kui sa oled nagu kodusüldiga harjunud, siis sa eeldad seal, et seal on nagu küüslauku ja natukene porgandid sisse pandud võib-olla on ja
et kui me meenutame vanaemade tehtud silti, siis Jaa. siuksed 5 salku oli sisse lõigatud nagu on ju. Mina panen ka porgandi siin, Ja, nagu ma et, no, siltid. siin nagu Aga mis see on ka säilimise põhimõttel, seda porgandit vist ei saa sinna lisada. Kindlasti on ju. Et seda, aga see oli Oscar ja see läheb praegu loogiliselt esimesse. Vaatame korra Oscari seda komponentide. Aha, nii, see on siis sea-tailiha. Ta oligi tailiha. Puljong, see oli tehtud gelatiiniga. Vürtsid, sool, vürtside ekstraktid ja sibul. Ühesõnaga tegelikult on väga puhta koostisega. Minu arust siin kuskil oli ka sellised, mis on tehtud ilma gelatiinita. Et see on nüüd gelatiiniga. Võib-olla sellepärast ta jättiski natuke tunde, et sa ütlesid, et tahaksid natuke pehmemat liha, et võib-olla lihas ei olnud endas rasvasust, kui ta oli nii puhas tailiha, et see võib ka nagu olla, et rasvasus annab nii-öelda maitset, pluss ta annab tekstuuri ka lihale ju. Ja, olen nõus. Võtame siit järgmise, see on nüüd tumedam, ma ei vaata alla, praegu tahtsin vaadata, kus juures see kallerdab nagu mõnusamini. Ja see on nagu täitsa siukene, täitsa nagu hokiliter, sellest eelmine. Et ta nagu kui siin taldriku peal võbistada, siis ta ei võbele üldse. Ja aga see, mis me nüüd proovime, siin on seda kallerdist ja siin on kuidagi selgem on see. Ja, teine on natuke nagu, oli hägune võib-olla natuke. Kas see tundub natuke magedam? Või oli mul selle esimesega see chili maitse nii tugevalt suus, et ma päris täpselt ei saanud aru, mida ma proovin. See tundub natuke võib-olla magedam, aga kodusem. Ma ütleks, et ta on nagu maitsekam. Et vaatame, et nagu see kallerdis on nagu tumedat värvi, ehk siis järelikult on väga kvaliteetse puljongiga tegemist. Ehk siis teda nagu, ta ei ole lihtsalt nagu mingi nii-öelda, kuidas öelda, siis kondivesi keedetud, et ta on nagu ikka redutseeritud ja tundub, et kondid ka on restitud seal. Ja kas sulle ei tundu, et see liha on kuidagi selline parem, pehmem ja kuidagi... On. Aga enne kõik ütlema, ma tunnen siin kallerdisel endal nagu väga head maitset. Olen nõus. Et see mulle väga meeldib. Paneme selle kohe esimeseks. Oota, ma vaatan, millega on tegemist. Matsimoka. Naturaalne ja... Matsimoka maitse on tunda, eks? Ja ilma gelatiinita vist. Ja see ongi ilma gelatiinita, ja sealt tuli kohe nagu see tekstuuri vahe ka. Ja vaata, ma ütlesin alguses, et ta võbeles ja sellega ongi see, et ilma gelatiinita ta ei lähe nii kummiseks. Koostised on siis, kõik on arusaadavad, joogivesi, seakoot, porgand, siis on vist keetmisel lisatud, sibul, keedusool, must pipar ja loorber. Kõik täiesti kodused. See on nii hea, et ma söön selle lõpuni. See on tõesti hea ja kus juures ma hakkan mõtlema, see on natuke juba nagu minu retsepti moodi, et mul on põhimõtteliselt samad asjad, ma lisan veel seajalga ja sealiha veel eraldi, et aga põhimõtteliselt nagu nii koduse koostisega. See on väga hea. Ja see värv mulle väga meeldib. Nii, võtame siit eest. Siin on nüüd heledam, kui oli matsimoka, aga samamoodi tal on seda kallerdist ja see kallerdis on ka hästi ilus. Ja see kallerdis nagu ka võbeleb. Et tundub, et on nagu pehme tekstuuriga või pehme maa tekstuuriga. See kallerdisega on ikka ilusam, kui on. On. Aga ma saan aru, et Eesti inimene täna sööb nagu väga lihast, nagu, et meie oleme see, kes otsivad maitset nagu kallerdisest. Eesti inimene otsib võib-olla rohkem toiteväärtust ja lihasisaldust. See on minu jaoks natuke nagu maitsevaene, ma ütleksin. Jaa. Kui ma esimesele ütlesin, et sool on vähe, aga need maitsed tulid esile, siis siin on kuidagi kõik nagu natuke ühe maitsega. Aga jälle, ta ei ole halb. Kui ma võtan selle koju endale söömiseks, siis mulle tundub, sest praegu ma olen alati nagu aru saanud sellest, kui meil on nagu test ja siin on, ma ei tea, 5 erinevat toodet on kõrvuti, siis sa saad kohe selle võrdlusmomendi, sest aga kui sa võtad selle individuaalselt söömiseks, siis on ta täitsa korralik. See on samamoodi siia, ütleme nii, et see matsimoka omale ma ei tahaks mingit hapet või kreftisust juurde, tal on maitsekas, siin ma tahaks mingit midagi juurde, mis natukene seda hapet või siis natukene seda sinepilaadset asja jälle juurde panna, et mis nii-öelda läbi lõikaks sellest ühtlasest maitsest. Just, ja mulle meeldis matsimoka liha ka rohkem. Ta oli kuidagi selline hästi konkreetne. Mis nüüd me kohe sa paned? Minu arust on see parem, kui oli teine. Oscar. Antud hetkel on see teine minu silmis. Siis me oleme ühel nõul ja ma ütlen, mis oma see on Rannarootsi. Nii. Rannarootsi on, siin peal on, et see on kuulutatud parimaks süldiks aastal 2015.
Siin on koostises siis vesi, sealiha, želatiin, sool, siis on nüüd siin sellised asjad nagu hüdrolüüsitud taimne proteiin, suhkur, lõhna- ja maitseained, vürtsid, happesuse regulaator, säilitusaine, naatriumnitrit. Et see on teistsuguse koostisega. Nitrit soola vist pannakse enamus sinkidesse, ma arvan ka täna endiselt igal pool. Et... Ja, see oli vist teistes ka ju olemas. Peaks olema, jah. Et siin on siis, see on jah želatiiniga jälle, et praegu on ainult üks, mis ei ole želatiiniga tehtud. Aga kusjuures tema, kuigi ta oli želatiiniga tehtud, siis tema kallerdis oli analoogne nagu sellele, mis on ilma želatiinita tehtud. Ja, et ta oli väga hästi lisatud, et kusjuures, kui ma maitsen seda, siis ma ei ütleks ära, et see oleks želatiiniga. Mulle samamoodi, ma arvasin, et see on ilma želatiinita. Ja, Oscaril sa saad aru, sest ta välimus ja kuidagi see maitse on hoopis teistsugune. Nii, võtame, siin on nüüd üks selline, meil on laual vähe ruumi, võtame sellise asja, et see liha on hästi peeneks tehtud siin, mulle tundub, aga kuidas nad kõik nii ilusad selged on? Ma kunagi mäletan seda, et seda sülti sa poes, kui ostsid, sa ikkagi valisid ka, et see kallerdiseks ilus puhas. Siin on jälle selline väga selge. Siin ikka on, ja ilusta. Eestlased on süldirahvas. Siin on kallerdist selles suhtes, et see on juba minu jaoks nagu positiivne. Ma ei oska, need kõik süldid on vastavad täitsa, et mõnikord, kui sa testid, siis sa saad aru, et midagi on nagu väga halba. Ütleme niimoodi, et see liha välimus tundub mulle, et oleks isegi nagu kana oma. Ja ta on nii ära hakitud või peenestatud, et ega raske on aru saada, millega tegu üldse on. Ma olen nõus, kui ma esimese ampsu võtsin, ma mõtlesin ka, et kas on kanasült. On jah sükene nagu... Aga see kallerdis jälle hästi pehme. Ma pakuks jälle ilma želatiinita. Ja, kallerdis on pehme, ma arvan, et ilma želatiinita on see tehtud. Ilus selge on see kallerdis, aga ta on nagu siiski ka suhteliselt hele. Et Matsimoka oma on näha, et siin lao peal, et ta on sükene... kuidas öelda siis helepruun või siukene, et näha, et ta on nagu tugevalt keedetud ja maitsid on intensiivistunud, siis temal on ikkagi see nagu natukene vesine kallerdis võib-olla. Mitte maitse poolest, aga just visuaalselt nagu, aga ei ole üldse halb, aga mulle isiklikult ei ole liha kõige lemmikum selles nii-öelda süldis. Aga millisesse, kas oli, mina isiklikult arvan, et see oli parem, kui meil praegu on 3. kohal olev Oscar, aga... Ja, ta on sellepärast parem, et tal on see kallerdis on palju pehmem. Ehk mulle endale isiklikult meeldib ka ikkagi see pehme, et siin ikkagi nagu... on nagu hokilikker nagu ta on nagu hokilitter jah, et natukene nagu võib-olla siin võib-olla sa pealt vaadates välimuselt sa vaatad, et ta ei ole nagu traditsiooniline sült, sest ta on nagu nii pehmeks või väikseks peeneks hakitud, et kui sa vaatad näiteks seda Matsimoka, siis sa peale vaatad, see on nagu vanaema tehtud, et kuidagi need tükid on kõik ilusad ja kallerdis on kõik tume ja kõik on, aga maitsel ei olnud seal viga. Ei, absoluutselt. Kuhu paneme? Ma arvan, et paneme ühe koha edasi. Läheb praegu 3. kohale ja ma ütlen ka, mis asi see on. See on nõo oma. Nii, ja võtame nõo ette. Kule, želatiin on sees. Nii, et kõik oskavad väga... Dosaaž on nagu täpselt paras. Õigesti lisada. Siin on samamoodi... siin on suhkur, mida teistes ei olnud. Kusagil ühes oli veel minu arust, sa lugesid ette. Rannarotsi omas on suhkur. Oli vä? Rannarotsi omas on suhkur. Issand, ma ei mäletanud, et ma luge. Jaa, oligi. Kas sina lisad, kui mina ei lisa suhkrut sülti? Tavaliselt soolases asja sa lisad, aga sülti... Mina olen seda, et ma olen keetnud seal sees, tööstus on muidugi teine, et sibulat ja küüslauku ja porgandit, millest siis nii-öelda see magusaine nii-öelda suhkur looduslikult tuleb enne, et ma arvan, et kodused süldid saavad sealt selle magususe kätte, et võib-olla samasugust asja tahetakse natukene nagu tööstusest imiteerida ja siis pannakse natukene suhkurt nagu. Et anda maitset juurde siis. Aga ma vaatan, siin on nõos oli 57%, Rannarootsis oli 44% sealiha ja Oscaris on 50% ja mis on Matsimokas on Vot Matsimokas ei ole öeldud, mis see koostises. No ütleme nii, et Oscaris oli tunda. Et sealiha oli rohkem kallerdist ja seal on tunda, et see liha osakaal on nagu suur nagu selles suhtes. Ja nii, võtame järgmise. Siin on nüüd kõige tumedam. Ma ei tea, minu arust mul see värv natuke
On liiga tume või? Ta on nagu siukene õllekarva, Ja ütleks natukene juba nagu, et huvitav, kas siin on ainult sealiha kasutatud või siin oleks nagu midagi muud ka veel kasutatud? Aga jälle kallerdis on ilusti olemas. Oleks võinud siia kartuli ka kõrvale keeta, siis ei peaks lõunale minema. Mul tundub see natukene rasvasem kui eelmised. Et suus jääb siuke nagu rasvakiht natuke ringlema. On tõesti? Nagu muidugi rasvas peitub maitse, nagu ma olen alati seda meelt olnud, et sellepärast ka võid ja vahukoortest palju kokanduses kasutatakse nagu onju. Kuule, aga siin on kohe siuksed tükid ka sees, et siin on vist sellist rasvasemat sealiha kasutatud. Ütleme niimoodi, et see nagu annab rohkem siukse koduse tunde, minu arust on siukse natuke, aga see teine pool jällegi on natuke liiga ära peenestatud minu arust. Et jah, mõned tükid nagu on, mis annab seda rasvasust, aga võib-olla vähem peenestada seda üldlihamassi ka nagu selles suhtes. Ma olen nõus. Ta on koduse muljega. Kallerdis on ja kas see kallerdas? Ma ei oska enam öelda, kas see on gelatiiniga või mitte. Et ma arvan, et seal on. Ma arvan, et seal on. Sellepärast, et ta küll võdiseb, aga ta ikkagi tundub suht tummine olevat võrreldes nende mõnega, mida me siin eelnevaid oleme aga äkki siin on ka rasv mängib selles mõttes rolli. Võib olla tõesti, jah. Rasv on hangud nagu vähe tummisemaks. Nagu. Ja vaatame kohe või paneme järjekorda ka või? Nüüd läheb juba raskeks. Nüüd läheb raskeks. No ma ei taha halvasti öelda, Oskari oma oli ka väga, oli okei, aga ma pigem tõstaks Oskarist ettepoole, kuidas nõoga on. Mina tõstaks ettepoole. Natukene. Kas Rannarootsi ette taha? Äkki ma tõstaks, sest ta oli natuke see, nagu sa ütlesid, see rasva mekk jäi. Nii, paneme niimoodi. Oota, ma vaatan, kas siis juba millega tegelikult. Otepää. Nii. Ja Otepääl on selline asi, et on nostalgiasült. Selatiinita ja sellepärast nostalgiasült tunduski nagu natukene võib-olla rasvasemala, siuke natuke kodusem versioon. Ja tead, mis see värvus, siin on veisekooti ka kasutatud. Koostisosade nimekiri oleks niimoodi, et paneks kohe matsimoka juurde, on seapealiha, seapead on kasutatud, sea- ja veisekoodid, kamar, puljong, sibul, keedusool, vürtsid ja suhkur jälle. Aga kõik täiesti loogilised asjad. Jah, siin on nagu, jah, väga hea. Selle tumeda värvuse siis nii-öelda, ma arvan, see veisekoot natuke annabki. Tead, aga ma kirjutasin üles, mis need maksavad ka, aga siis ongi, meil on üks maitseta. Kuule, aga see jäigi nüüd viimaseks, me tegime sealihasülte. Poes oli selline asi nagu metssealihaga sült. Pipraga ja ma mõtlesin, et me ei saa vist seda testimisse sellepärast, et ühed on sealiha, teine on metssealiha. Aga ma mõtlesin, et kuna see on huvitav toode, siis proovime. Ma ostsin selle ära. Proovime enne, siis ma natuke räägin sellest. Üldiselt mulle endale ulukilihad nagu meeldivad. Jaa. Kas siin kallerdis ei tundu võltsilt nagu liiga selge? See tundub jah, natuke nagu väga selge nagu konsumeelik ütleks oleks nagu selles suhtes. Oi, ma arvasin, et on natuke parem või? Ma arvasin, et mitte et halvasti öelda, aga kuna mets ja liha, siis ma mõtlesin, et ta on hoopis tummisem. Et see nii-öelda see kallerdis on ka selline hästi kerge. Mis ma praegu nagu ei tunne on see, et see pipar maitse. Jah, ma tahan öelda, pipar tapab nagu suhteliselt isegi selle liha maitse ära. Et siin 2 suudeit olen söönud ja siis ma tunnen, kuidas siukene mustas piparis, kuna see pipar ei ole ka nagu väga peenikene. Ta on nagu siuke suhteliselt purustatud, et ta jääb nagu hamba all nagu tulitama kergelt ja ega ma päris ausalt ülevaadet sellest liha maitsest ei saagi, sellepärast et ta on päris nagu terav nagu. Kuidas see kallerdis, kas see on eraldi kuidagi juurde siis pandud? Ma ütlen sulle, ma vaatan, kas siin on gelatiin on kasutatud, metsa tagatükki on kasutatud, soolpipar, suhkur,
suhkrut sisaldavad väga paljud süldid. Ja mis siin mis on paljud toiduainetööstused on loobunud, siin on kasutatud E621, E627 ja E631. Kas see võib olla sellepärast, et see võiks olla metsalihast? Ilmselt on. Sest et metsaliha kindlasti, võttes liha eraldina, ta on ju metsik ja jumal teab, mida ta nagu sööb. Et selles suhtes ma ei usu, et Linnamäe kasutab kasvatuse metssigasid, et ikkagi see on nagu meie metsade toode ja et ikkagi nagu safe oleks, siis ma arvan, et on lisatud sinna lisaaineid nagu. Aga ma ütleks et ikkagi nagu ta on mul siiamaani suu tulitab veel nagu, et päris sellist ülevaadet nagu ei saagi, et selle realiseerimisaeg me just ennem arutasime, mis on nende realiseerimisajad. Siin on kasutatud neid maitse tugevdajaid, säilitusainet. See on 11 detsember. Huvitav, mis siin on 6 detsember, on Oskar, Noa on 7. Need on kõik eile ostetud. Rannarootsi on 15 detsember. Tõesti nii pikk. Kõige pikem. Mis see Matsimokal oli, sest tema oli ka väga 8. Ja siis nostalgiasült on 9 detsember. Et siis ei ole ka sellepärast, et et ta säiliks nagu kauem, et no ühesõnaga see ei osale testis ka, me saime lihtsalt ära ütleme nii, et see on nagu sükstele, kes nagu kreftist maitset tahavad tunnetada nagu. Tunnetada ja ka nendele, kes võib-olla ei taha klassikalist sülti, sest ta ei ole klassikalise süldi maitsega. Et kõik need, mis me siia nüüd pingeritta panime, on tegelikult väga klassikalised. Kas me jääme selle pingereaga rahule, me ei taha midagi kuskile tõsta? Ei, ma arvan küll, see on väga hea. Nii, aga siis ma loen ette ka. 5. koha sai Oskari sealiha sült ja selle hind on 3.05. Siis 4. koha sai Nõo ja selle hind on 2.45 ja see on 300 grammi. Enamik oligi 300 grammi, 330 grammi. Siis 3. koha, mis oli ka väga tore üllatus, eriti minust koostisosade poolest, oli Otepää ja see maksab 3.15 ja 300 grammises pakis on. Ja siis teisel kohal on Rannarootsi. Rannarootsi oma on kusjuures kõige odavam ja ta on 330 grammi ja see maksab 2.25. Ja esimese koha sai Matsimoka, mis on küll kõige kallim, 3.79, aga ma arvan, et see tasub seda raha välja käia. See oli väga hea. Koduse välimusega ja ma arvan, et kui sa tahad natukene külalistele valetada, ütled, et ma ise tegin ja paned selle lauale, siis ma arvan, et nad jäävad seda uskuma. Ei, seda kindlasti et see on nagu kõige kodusem ja ma ütleks, et maitse poolest ka kõige maitsekam nagu oma maitsega. See oli ainuke, mis ka tervenist ära sõid või? Jah. No, see räägib juba omast eest. Kuule, Erki, super tore oli sinuga jutustada ja suured tänud, et sa külla tulid. Väga hea, aitäh kutsumast. Ja armas kuulaja, aitäh, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et sa said siit kuhjaga inspiratsiooni. Suured tänud meie sponsoritele. Aitäh Lidl ja suured tänud meie uus sponsor Electrolux. Kohtume järgmises episoodis.